Tere kõikidele veevalaja tähtkujus sündinutele. Veevalajad, vaatame teie maikuu energiaid. Vaatame, mis ootab teid ees positiivset, millised on positiivsed energiat, milles elada, mida kasutada ja nii edasi. Ja vaatame, millised on negatiivsed energiat, kust tuleks kas siis välja tulla, eemale hoida nendest nii palju kui võimalik või üldse vältida. Vaatame, mida kaardid räägivad. Väga palju on tühjust, väga palju on mõttetust, mille eest peaks ennast sulgema. Palju kaarte on selliseid, mis viitavad äraminekule, vabanemisele, millestki või kellestki. Sest tundub mulle niimoodi, et siin võib olla seos nüüd kellegi inimesega või inimestega. Või kui teil nagu üldse nii ei ole, siis on mingi olukord või tegevus või sündmus, mis nagu koormab teid. Ja see on kuidagi nagu mõttetu. See on tulemusetu. Teen ja teen või räägin ja räägin, osalen, aga mitte mingit tulemust sellest ei tule. Kõik toimub nagu tühja. Teil on juba lähiminevikus on mingisugune illusioon tekkinud, kas kellegi suhtes või millegi suhtes on tekkinud selline illusioorne ettekujutus. Aga hakkame vaatama lähemalt. Mis siis on nagu negatiivne energia? Negatiivne energia ongi tühjad sõnad, tühjad tegevused, igasugune mõttetus, kaos, selgusetus. Vaat kõik see segab teid. Ja teie elus on midagi sellist, väga sellist illusioorset, kergemeelset, mõttetut, tulemusetut, midagi on. Ükskõik, see võib olla kellelgi mingi väikene tegevus, väikene olukord, mõnel teist võib olla ka suur, globaalsem. Võib see olla ka seotud inimese või inimestega. Te peaksite nagu puhastama selle enda ümbruse kasutust. Ja te peaksite puhastama oma ümbruse kasutust ja mõttetust. Ja kui te sellest eemaldute, siis te tõstate oma energiataset väga kõrgelt. Milleski te vabanete väga tugevalt. Siia kategooriasse kuuluvad mõttetud, ebavajalikud tegevused, asjad, kontaktid, suhtlused, ükskõik mis segus te tunnete, et te panustate ja panustate, aga nagu tolku ei ole. Või kas see on kellegi abistamisega seotud või toetamisega seotud või mingisuguse olukorra järgi vedamisega või kuidagi midagi on kuskilda, teil on olemas selline aspekt. See kõik lihtsalt tegelikult sõna otseses mõttes õgib teie energiat. Sest selgusetuses, kui on ka mingisugune selgusetus, arusaamatus, mõistmatus, et seal tuleb ka selgusele tulla. Siin võib olla koormus kellestki või koormus millestki. Ja soovituskaart siin ütleb väga ilusalt, et siin toimub nagu vabanemine mittevajalikust, ehk siis kas kellestki või millestki. Sest see on tõesti mittevajalik, see on tühi, see on mõttetu. Võivad need olla suhted.
võib olla üldse mingi loobumine, et jätate midagi nagu selja taha, rebite katki mingisugused sidemed ja te lähete edasi. Et see on nagu selline, vabandust, see on selline hea aspekt. Samamoodi, siin on nagu väga palju sellist mõttetust ja tühjust, väga-väga palju. Ja teil on peas ka selline, mõtetes on ka selline, siin on naiivsus, siin on kergus, siin on infantiilsus, igal ühel on oma. Et siin nüüd pidage palun igaüks ise silmas, kellel on lihtsalt kergus mõtetes. Ehk siis ei ole koormavaid mõtteid. Kellel on lihtsalt juba otsapidi mingisugune infantiilsus, mingisugune kerge meelsus, et on asi juba niimoodi, siis see on kõik tühjus. See tuleks kõik jätta. Sest midagi teid nagu lähiminevikus väga-väga nagu rõõmustas. Midagi te kujutasite endale juba nagu väga suurelt ja ägedalt ette. Mis on teile aga nagu üldse positiivne see kuu? On see maikuu on teie jaoks jagunemise kuu, 2 jagunemise kuu. Milleski kuskil te kahestute. Siin võib olla, kellelgi teist võib olla siin teine töö, teine hobi, teine tegevus, teine harrastus, teine suhe, ükskõik mis, mingisugune kahestumine. Et midagi nagu teist tuleb juurde. Lisate midagi juurde. See võib olla ükskõik mida iganes, aga midagi nagu teist lisaks. Töö, projekt, ükskõik mis. Põhiline jääb alles, aga midagi teist tuleb lisaks. Võib-olla tuleb õppimine tööle lisaks või tööle tuleb õppimine lisaks, ükskõik mis. Aga see on see, millest ei tohiks tegelikult väga suurelt kellelegi rääkida. Kui teil tuleb midagi teist lisaks juurde, siis sellest väga rääkida ei ole vaja. Suure kella otsa panna seda ei ole vaja. Loomulikult siis, kui see võimalik on, et võimalikult endale hoida, maha vaikida. Lubage seda endale, aga ärge rääkige teistele, ärge pange suure kella külge. Et siin on nagu mingisugust palju vestlust ja klatši ja see kõik oleks siis sellisel juhul nagu mõttetu, negatiivne, tühi. Samuti räägib positiivne energia ka seda, et teil on mingisugused mõtted, ideed, võib-olla mingisugustest lisavariantidest. Et see on ka hea. Need teist, kes tunnetavad, et tegutsevad mingi sfääris nagu tühja, tasuks võtta aeg maha ja mõelda, kas on vaja, miks on vaja ja nii edasi. Ühesõnaga, seada nagu kahtluse alla mingisugune tühjus, mõttetus, tulemusetus, et see oleks hea. On vaja mõelda. Vana jääb igal juhul alles, siin ei ole mitte mingit kahtlust, aga siin lisandub midagi veel juurde. Kui nüüd räägime üldse nagu mingisugusest mõttetust suhtlusest, siis põhimõte, et kaart ütleb, positiivne energia ütleb niimoodi, et ärge sukelduge sellesse mõttetusse, sest tegelikult teil ei olegi vaja kõike teada, te ei pea kõiki asju üldse lõpuni teadma. Ja ei ole vaja minna mingisugusesse mõttetusse. Aga valdavalt suures plaanis, kui ma siin vaatan, siis jutt käib ikkagi mingisugusest olukorrast või tegevusest või inimesega seoses, mis on nagu tulemused mõttetu. Suunavalik. Te teete, siin on mingisugune suunavalik ka. Millestki te ilmselt võite ka isegi või kellestki loobuda. Selgust on teile vaja. Selgus on teie tugev alus sel kuul. See on see
täpsus, konkreetsus, selgus, otsustavus, seda on teil vaja. See on üks kõige tähtsam asi, mis teile selle kuu vältel üldse on. Et kõik see mõttetus, kõik see tühjus, kõik see asjatus, tulemusetus, selles on vaja selgusele tulla. Kas on vaja palju seast valida üks ja kindel, et selgusele tulla, et sellega edasi minna või tegeleda ja nii edasi. Või on vaja selgusele tulla, sest peas on selline nagu, kuidas ma ütlen, see on selline nagu tuul puhub. Ei saa aru, kas siiapoole või sinnapoole või kuhu poole, võt kaart tahab teie käest selgust ja see tuleb teile. Just nimelt selgusele tulemine, see täpsus, see konkreetsus. Võt see on see, kui te teate täpselt ja konkreetselt, mida te tahate. Mida tahate teha, mida tahate öelda, mida tahate, no üldse mida te tahate. Et siin on täpsus ja konkreetsus selles osas. Tegevuste konkreetsus. Täpne arusaam sellest. Te panete punkti, kas teatud asjadele, mingitele asjadele või paljudele asjadele oma elus. Siin võib ka niimoodi olla. Ja just nimelt panete punkti sinna, kus oli mõttetus. Sinna, kus oli see tühjus. Võt sinna tuleb teil konkreetsus. Ja te teate täpselt, mida te tahate. See tuleb teile. Selleks on lihtsalt enesekindlust vaja. Selleks on lihtsalt enesekindlust vaja. Ei ole vaja ka samas tegeleda miljoni asjaga, kellel on nagu miljon asja poolikut tegevuses. Teen ja teen, siit teen, sealt teen, kolmandat teen, siin käin, seal käin, kolmandas trennis käin, igal pool käin ja käin, osalen, suhtlen, võtan osa ja nii edasi, aga nagu kuhugi ei jõua. Võt siin kaart tahab, et te saavutaksite või et võtaksite vastu mingisuguse otsuse ja et selles kõiges, selles mingisuguses kaoses tekiks teil konkreetsus. Tekiks selline, kus te olete enesekindel, kus te panete kindlalt enda jaoks mingid prioriteedid paika, omate piire ja jääte sellesse. Ja selgus tuleb teile absoluutselt kindlasti. Kui nüüd on selgusetus mingisuguse inimesega seoses, võib-olla tassite ja tirite ja aitate, aga mitte midagi nagu ei tule. Kaua ma räägin sellele inimesele, kaua ma seletan, kaua ma aitan, kaua ma tirin teda välja igalt poolt ja nii edasi ja nii edasi. Et oli selline nagu mingisugune kergemeelne illusioorne ettekujutus kõigest sellest, siis siin tuleb ka selgus. Reaalselt, faktiliselt tuleb teil kuu keskel täielik, absoluutne arusaamine nendest kohtadest, kus teil see arusaamine puudus. Tulevad lõplikud otsus, tuleb selgus, tuleb otsustavus. Kõik see tuleb teile, et väga tugevad kaardid on selle koha pealt siin. Et kaart ütleb teile ka, seadke kahtluse alla. See mõttetus, et seadke see kahtluse alla, tehke mingi suunavalik ära. Hästi aktiivne olete ise. Siin on meeletut aktiivsust teil näha, et siin kaart nagu räägibki natukene, et siia, sinna, tänna, igale poole, kõike korraga, siit, sealt, nagu mingisugune, no tõesti nagu mingisugune lõputu programm, kell, mis on käima pandud ja ei ole otsa ega äärt. Et see on kõik niisugune mõttetu ja tühi, et siin on otsustamist vaja. Ja midagi teid nagu koormab, midagi te tassite, miskit on rasket. Et sellest me ka rääkisime. Millele te võite loota see kuu, on absoluutselt see, et te vabanete. Te vabanete väga tugevalt. Millestki, mis teid koormab. Vabanete väga tugevalt kellestki või millestki.
sest teil tekib püüdlus nagu paremuse poole läbi selle otsustavuse ja kõige. Ja siin tuleb teil mingisugune väljapääs kriisiolukorrast, raskest olukorrast. Kas seoses inimesega või tegevusega või kuidas iganes. Et mingisugune raske periood teie jaoks lõpeb, mõttetu tühi periood lõpeb, sest toimub suunavalik ja absoluutne arusaamine ja kindlus. Mida, kuidas ja milleks. Et jah, teil on see muutuste vajalikkus. See on siin täitsa tugevalt olemas, et vajalikkus maha jätta ja teha mingisugune valik parema tuleviku nimel. Vajadus ebameeldivast, mõttetust, tühjast, illusioorsest võib-olla liikuda nagu rahulikku seisundisse, kindlasse seisundisse. Ja siin on veel niimoodi, et te väga võimsalt kuu lõpus jätate mingi olukorra, väga võimsalt. Kõik see, mis teid nagu oli, nagu tundus see, mis ma siin kõik rääkisin, see mõttetu ja tühjus, või siis on inimesega seoses see, et siin te nagu väga tugevalt jätate mingi olukorra. Et see on selline nagu ütleme niimoodi natukene nagu sõjakas jätmine. Natuke nagu võib-olla isegi konfliktne või sõjakas jätmine. Aga see on teile kasuks. See vabanemine on väga võimas. See on küll natukene siukene sõjakas konfliktne, et natukene nagu üle laipade minek või niimoodi, aga seda on teile vaja. Teie järeldus, mille te teete või otsus, mille te vastu võtate, millest või kellest või kust ära minna, see on õige otsus. See on õige otsus. Ja otsus on teil kuskilt millestki ära minna. Ma soovin teile väga ilusat maikuud.